Tervist! Väike milestone sai täis. Ehk siis 500 jälgijat. Päris kiiresti läks viimase videoga, nii et nüüd selles videos võtame siis kokku, kus see asi kõik alguses läheb. 500 subscriberit siis. Tegelikult nüüdseks juba rohkem. 528. Üks asi veel, mis tuli ette mälestustest, on see, et 5 aastat tagasi sai valmis siis Pizza Haagis, kus see asi kõik alguse sai. 5 aastat tagasi täna panin teatise, et nüüd on valmis ka broneerimisvorm ja saab seda kõike broneerida. Aga enne, kui ma võtan teid rännakule, siis ma koristan bussi ära, sest ma käisin eile jälle küpsetamas. Üks uus pitsa menüüs, pizza pera ehk siis pirnipitsa, valge põhjaga, gorgonzolaga, kreeka pähklite, rucola ja balsamikokreemiga. Proovisime selle ära, kõik jäid rahule, nii et see on ka nüüd menüüs lihavaba, et seda saab nüüd ka, kui soovite tellida. Ma koristan bussi ära ja siis võtan teid rännakule kaasa, nii et vaatame, kus see kõik alguse sai. Lähme väikse rännakule ja võtame kokku, kus see kõik alguse sai. Esimene pizza kogemus vist sai alguse umbes 2009-10, kui Lõuna-Eestis vanemate maakodusse ehitasime siis suveköögi ja sinna ka pizza ahju. Natuke hiljem sai ka Põhja-Eestis tehtud nii-öelda suveköögiala ja sinna ka teine pizza ahju, siis 2 ahju ehitamise kogemus oli täiesti olemas. Ja põhimõtteliselt nendest siis hakkaski see peamine küpsetamine pihta, et esimesed katsetused olid sellised Jamie Oliveri raamatu järgi ja Tainas tol hetkel oli väga hea, aga praegu mõeldes mõned asjad jäid puudu. Tegelikult ega neil Tainastel otseselt midagi viga ei olnud. Kõik söödi ära, alati kiidid samamoodi nagu praegu. Küll aga sealt hakkas mingi pisik kasvama ja siis on see läinud aina edasi. Pisik hakkas kasvama sellest, et iga kord paned sotsiaalmeediasse pilte, maitsvad pitsat, seltskonnaga teed, järsku inimesed hakkavad kirjutama, et kuule, et millal sa mulle teed. Suvi on suhteliselt lühike, siis ma sain aru, et neil on vaja midagi, et nad saaks seda pitsat teha. Ja siis tuli mängu see Pizza Haagis, kus kõik siis nii-öelda see suurem ettevõtmine alguse sai, ehk siis inimestel, et neil oli huvi pitsa vastu, sest nad kirjutasid mulle, et millal sa mulle teed, küll aga neil polnud seda kuskil teha. Ja siis ma mõtlesin, ma teen sellise Haagise, kus on siis peal töötasapind ja siis nad saavad selle endale rentida ja endale teha, sest ma mõtlesin, et ma küll kõigile pitsat tegema ei hakka. Tehke endale ise, saage sellest fanist ise aru. Taigna on kaasa, okei, aga edasi tehke ise. Neid inimesi oli, kes selle võtsid, aga aastal aina vähem. See aasta on üks, vähemalt ütles, ta soovib, eelmine aastal üks, siis ma sain aru, enne eelmist aastat tõesti niimoodi väga palju tegemisi ei tee. Ja selle pitsaagisega ma käisin tegelikult nii-öelda kliendi juures tegemas ka. Küll aga ta polnud maksimaalselt mugav, sest et ma läksin sinna kohale, kõik asjad olid külmakastis. Mul ei olnud head ülevaadet asjadest, tööpind hakkas tegelikult juba väikseks jääma. Ma ei olnud üldse vihma eest kaitstud. Need pitsad läksid aina paremaks ja paremaks, mis ma tegin. Lõpuks ma isegi sain kontakti, tähendab, mulle ise kirjutati Itaaliast. Ehk siis mingi kastitootja otse kirjutas mulle ja ma sain nende Eesti esindajaks. Jah, Eesti. Ehk siis mul hakkasid tekkima professionaalsed pitsakastid. Ma isegi müüsin Eesti restoranidele neid. Mitte restoranidele, vaid mõned vähesed. Eks ma natuke hakkas see asi edasi minema ja siis ma nägin, et ikkagi klient on rohkem nõus maksma selle teenusest kui see, et ta rendib selle endale ja hakkab kodus küpsetama samal ajal, kui külalised on lihtsalt laua ääres. Ja siis mingi hetk hakkasin sirvima siis neid Facebooki marketplace'et. Mul oli vaja seda, et mul on korralik külmkapp, mul on vaja katust pea kohale ja ma olin ammu unistanud ühest paremast ahjust ehk siis sellest Bosni ahjust, mis mul on praegu bussis. Kõik need väiksed pusletükid kokku pannes tuli siis teha ära otsus, osta siis selline buss, auto, sest et ees oli automaks ja see automaks oli, tähendab registreerimistasu, oli selle autost umbes 25%, eks ma ostsin selle ära talvel enne aastavahetust. Ja sealt hakkaski teekond siis sellest, nagu siin ka YouTube'is näha, selle pizza Haagise nii-öelda pizza bussi. Ehk siis hakkasin talvel seda maja ees ehitama. Neid ehitusvideos on kes vähem, kes rohkem YouTube'is näinud ja aina edasi hakkasin ka seda Tainast siis paremaks tegema. Nüüdseks siis eelmise aasta lõpus sain ka paar head soovitust. Olen ka nii-öelda lähedaste, kes on vähegi kokana töötanud, pitsat teinud, nendega rääkinud ja saanud ka erinevaid nippe. Neid nippe muidugi siin kõik kohal välja saa rääkida, aga kes tahab siis Tainast osta,
andke mulle kas kommentaarides või otse Instagramis, Messengeris, Facebooki kaudu, andke teada, küll neid saab osta. Aga ostsin bussi ära ja hakkasin videosid tegema, üllatavalt läks käima see video tegemine. Ehk siis enda jaoks oli huvitav dokumenteerida ja rahvale hakkas nagu huvi pakkuma. Ja juba suhteliselt varakult tuli esimene küpsetamise soov, üks baby shower, mis oli mu kõige esimene küpsetamine teenusena ja see oli siis Keilas. Kõik läks hästi ja sealt edasi juba tegelikult kirjutati ka juba näiteks Vormsi Vaibile mulle kutse. Sealt edasi aina hakkas rahvast rohkem huvitama ja hakkasid seda tellima. Mingil hetkel sai siis muudetud ka natuke taignasse, suhtumist taignast ja see pikk kergitamine, see on vanasti selge, aga üritasin aina rohkem seda kornišjoonet või siis serva teha suuremaks, ilusamaks, sest võrreldes, mis ta oli enne ja mis on nüüd, ma arvan, et on väike erinevus areng sisse tulnud. Aga sain nagu mingitest põhidest aru, see baasteadmine on suht lihtne, seal on vesi, jahu, sool, pärm, need tuleb kokku panna, lihtsalt need nüansid, kuidas seda teed, tulevad aja jooksul. Ja kuna taignast arusaamine eeldas ka seda, et on see mikser parem, sest enne ma tegin sellise Boschi köögikombaini sellise konksuga ja ma tegin umbes 210 grammiseid kuule. Nüüd võrdluseks ma teen miksriga, kus on 33 liitrit segamismahtu ja töötab 3 faasi pealt ja teen 280 grammiseid kuule, ehk siis see mingi areng on toimunud. Esimese miksri tellisin Hiinast, Alibabast, siis selle väiksema versiooni ja see oli juba väga suur abiline, ma sain teha 25-30 kuuli korraga. Mõtlesin, et sellest on pikaks ajaks. Ja kui ma sain esimese kutse Brooklynisse teha pitsat, ma valmistasin ette sinna 100 kuuli. Neid ma tegin 4x25 batchi, mikserdasin ära, panin taignakasti kerkima, uue koguse kaalusin, mõõtsin. Ma juba, ehk siis mais 2026 sain aru, et 2025 aasta mais-juunis ostetud mikser hakkab väikseks jääma. Siinkohal õnneks mulle kirjutati järsku, et mis sa arvad, kas selline mikser võiks sulle sobida või huvi pakkuda? Ehk siis üks inimene, kes tegeleb, ma loodan ma valesti ütle, aga pankruti vara või selliste ladude edasimüümisega, siis sealt kaudu sain hoopis ägedama suure miksri ja ma arvan, et see on 3 korda suurema mahuga. Ehk siis nüüd ma teen selline keskelt läbi 90 kuuli, saan korraga valmistada, mis võtab mu aja lühendab mu ettevalmistusaega väga pikalt. Ehk siis enne ma tegin 25 kuuli 20 minutit ja kui nüüd oli vaja 100 tükki teha, siis ma tegin umbes tund aega seda, kui ma tegin efektiivselt. Nüüd mul läheb selleks umbes 25 minutit. Ehk siis juba oleme kuskil maale jõudnud, tainas saab rohkem teha, tainas saab kiiremini teha, ahi on professionaalsem. Ikkagi ma tunnen, et siin ei ole õige peatuda. Kuhu edasi, seda ei oska veel täpselt öelda, aga see on siis see teekond. Mina aga joon siit sellelt seletusjalutuskäigult siis lõpule. Loodan, et saite mingi ülevaate, proovisin vähemalt midagi anda. Teeme niimoodi, et kui tekkis küsimusi, lisaküsimusi, mida ma ei rääkinud, tahaks millestki kuulda, siis pange sinna kommentaaridesse kirja need küsimused. Kui need tuleb vähemalt 10 erinevat, siis ma teen sellise, mis on see QA või selle. Vastan. Kui mingi vähem tuleb, siis vastan sinna kommentaaridesse. Aga ma siit kohalt lähen nüüd järgmise pitsasi ette valmistama. Varsti paari päeva pärast on siis Brooklyni järjekordne küpsetamine, kus on siis omanike sünnipäevad väikse vahega. Ja sellest siis juba järgmises videos, äkki mingi üllatusega. Peaks minema huvitavamaks, sest üks pigem tuntud mees helistas mulle, et kuule, saame kokku. Aga sellest juba järgmises videos, nii et kui tekkis mingeid küsimusi, tahad millestki rohkem teada saada, siis pane küsimused alla ja teeme nii, et kui on rohkem kui 10 küsimust, siis teen eraldi kuva video. See värk ka, et pane see like ja subscribe ka, sest 500 sai täis. Tahaks proovida ära, mis värk selle 1000-ga on siis. Nii et like, subscribe, kommenteeri küsimust, kui on või midagi muud ja soovita sõbrale nüüd. Namaste.